olen aastaid mõelnud ja tegutsenud selles suunas, et kuidas päriselt hoida loodust ja just võimalikult elurikkana, heas mõttes metsikuna. Ja nagu me teame, et siis hävitustöö on küllaltki valdav ja laialdane ja on proovitud kümneid eri mooduseid loodust hoida. Ja üks kõige tõhusamaid tänases maailmas on, tahame või ei taha, et mis puudutab siis metsakinnistute ostmine. Ja selleks me asutasime sõpradega, mõttekaaslastega aastal 2018 püsimetsafondi, mis on olemuselt tulundusühistu või juriidiliselt on tulundusühistu, olemuselt ongi püsimetsafond nimega Forestly. Ja kuigi algus oli konarlik ja ma tunnistan, et ma soovisin seda ise vahepeal kinni panna, kuna tundus, et asi ei edene ja jõudu ei ole ja inimesi ei ole, et siis toimusid sellised küllaltki maagilised sekkumised, mis ei lasknud meil Forestlyt kinni panna. Ja tänaseks võib jällegi öelda, et Forestly on täitsa hoo sisse saanud. Et oleme ostnud siis kokku kusagil 130 inimese rahalise panusega ja paljude inimeste ajapanusega. Oleme ostnud 4 kinnistut, kokku siis umbes 25 hektarit. Üks on Vändras, 2 kinnistut on koos Raplamaal, Leho, Laaseri ja Kairi Reinvee talu laiendusena, kus nad peavad maakarjaveiseid, nii et see kujuneb ka selliseks puiskarjamaaks. Ja siis hiljuti veel üks väiksem kinnistu vana metsaga Raplamaal. Nii et selle üle on täitsa hea meel. Ja et see on üks reaalne võimalus Eesti metsade ja võib-olla isegi laiemalt maa-alade hoidmisesse panustada. Ja seda ma kavatsen Forestly nõukogu liikmena igal juhul edasi teha.